Nii, tervist, oleme tagasi, nagu näete, töö käib. Nii, ma küsin Arnoldi käest, et räägi, et miks sind pandi siis Illar Kohviga paari? Mitte pandu paari, aga Illar Kohv on selline lõbus meediategelane ja siis selline lugu kui ühesõnaga onu Bella. Oota, siin on nüüd küll vale see. Minu meelest ta tükk aega sinuga käis. No käis jah, tükk aega. Kurameeris jah. Ja siis ühesõnaga me otsustasime, et kuna on esinemine tulemas onu Bella show'l, et siis ma lähen temaga paari. Ja nii see ka oli. Et otsustasin temaga abielluda. Uhkes pulmakeelis. Jah. Kas saatejuhi käest võib küsida, et kas köögi juurde käib ka väike huumor? Käib ikka. Ja, sest et meil on noortepärane saade. Et alati on ahvatlused igasugused kilekotid, vahlapakid ja teete pauku. Issam, sa veematasin. Hoppi. Nii, aga seal oli meil improviseeritud prügikast. Täpselt. Aga Arnold, räägi, sa oled tegelenud ka iluvõimlemise ja kondiitri asjaga. Aga miks sa need siis nurka viskasid ja laulma hakkasid? Iluvõimlemisel ma saavutasin maailmas Ameerikas 91. aastal hõbemedali. Kui ma olin noor poiss. Mees, sulle tuleb selle eest vitsad anda, et sa selle asjaga edasi tegeled. Miuke atleetlik keha sul on, miuke hea võim või hea vorm. Teeks praegu strippar Marko niimoodi silmad, et vähe ei ole. Et see, ma kavatsen tegelikult tulla tagasi Tartusse. Sa mõtled siis enese näitamisega just kehakultuuri alal. Arnold, nagu me teame, et sa kavatsed varsti abielluda. 2010 kell 10 hommikul. Ja mitmes kord see sul on siis juba? Seekord on see ametlikult mul teine kord. Illar Kohviga oli esimest korda. Aga sul on, ma vahepeal kuritarvutan saatejuhi aega, et sa said mõtteid koguda, et võtan mõneks momendiks võtan ka nagu juhtohjad enda kätte. Aga võib-olla televiisori vaatajad on huvitatud sellest, et sul on ennem ka abikaasasid ja tüdrukuid on, et valgusta nendest ka. Inimesed tahavad... Minu esimene selline ju pruut oli Marilyn Albers, praegune Meelis Thompsoni pruut. Mis see, kes on Õhtulehe toimetaja on see? Ja just see. See on nii paksuks läinud. Just see tüse. Ma nägin enne Eesti laulu teda, eks ju. Ajalehest töötajad on ikka vist väga heal palgal ja heal toidul. Küll, et nad saavad süüa niimoodi paksuks nagu elemandis ennast. Et selle tõi sponsor siit, et see ei lähe üldse toidu tegemise hulka, et ma lihtsalt pean tarvitama vahepeal. Et tema oli mul esimene pruut ja ta õnnestus minul ajal ennast kuulsaks teha Eestis. Ja ta oli roppu suuga. Vaata, mis ta meessuse filmi sinu kohta ütles. Et mul ei tõusegi või mis ta mulle seal ütles? No midagi sinna, jah. Jah, ma ei kommenteeri seda. Et meil on praegu noorte saade, sellest ei rääkida. Et kasvatuslik moment, et selle vinjeti eest pärast triibulisest saad, kui sa niimoodi edasi jääd. Et pruut on mitu olnud, Marilyn Albers oli ja siis ukrainlana Vassilissa oli. Räägi Vassilissast. Vassiliina oli kena tüdruk, kes käis koolis veel, aga temaga suhe kujunes ilusalt. Ma elasin ta juures pool aastat, väga hea oli elada. Toitis kasvatas mind ja sain ma nooremeheks. Aga räägi, kellega sa nüüd plaanid abielluda? Kus sa leidsid ta? Soomes leidsin ta, klienditeenindaja Kristel. Väga kena tüdruk on, aga tahab ainult kogu aeg saada, nii et see on ka üks probleem elus, et ta tahab kuulsaks saada. Ja kuulsaks saada ja nii teist asja ka natukene. Aga kas siis Illar Kohviga on sul abielu lõhki läinud või? Illar Kohv solvus mu peale, et ma natukene rumalalt käitusin. Aga miks seda Soomes ei kutsu? No vot, ma ei tea, mis ta nüüd must arvab. Vaata, küsimuse rõhuasetus ongi selles, et teisel on seal pool kehviku elu. Just. Nii. Ja ta nagu ootaks sinult kui abielu inimeselt toetust. Just, see on küll väga õige samm. Juba ammu tegelikult. Siin sa pead korrigeerima oma käitumist. Ma küsin Bella käest ka midagi. 2005. aastal oli sul 950 plaati. Palju sul praegu neid on? Sest praegu just tegeled ka DJ ametiga. Väga hea küsimus. Eile tuli
midagi 1470 või midagi niimoodi kopikatega on, eks ole, aga seal on ka singlid on sees. Ja kus sa mängid, sa ei lähe ju Atti ega Klaab Tallinnas ometi mängima ju? Noh, homme ma olen Püssirookeldris, ülehomme ma olen Vildepubis, ületuleva nädala olen Aad Cafees Tallinnas. Need legendaarsed paigad. Kuidas sul näiteks meeldis Rabarockil plaati mängida? Meeldis. Ma olen sellega täiesti rahul, kuigi sett jääb lühikeseks, eks ole. No selge, nii. Kus maal on meie toit? Meie toit on nüüd niimoodi, et iseenesest see lihakraam, mis võiks minna köögiviljade hulka, on juba valmis. Aga selleks ma peaks võtma siit ühe taldriku? Ja võib selle taldriku võtta? See Las ma ei sule ära. Teraristad ära. Sest Arnold, siin on nüüd üks väga oluline õpetus. Terariistu ei tohi kunagi naiste hoolde jätta. Nad hakkavad vehkima sellega. Just õige, seda ma tean, jaa. Nii. Aga natuke läheb meil aega. Sellega. Nüüd me teame kaugel pillatoit, aga kaugel sinu toit on Arnold? Mul need kiirnuudlid või makaronid keevad juba ja ma olen lisanud siia õli ja maitsaineid, et see tuleb hea selline vürtsikas. Ma armastan Soomes õppinud vürtsikat toitu sööma, et see lõhn ja aroom on ja pane pinge kinni. Et kas sa oled käinud ka näiteks Korea restoranis? Ei ole veel. Aga küll Hiina restoranis söömas. Vot põhja või see tähendab Korea restoranis on, seal käivad ju Helsingis, ma olen kuulnud põhimõtteliselt ja enamuses Põhja-Korea turistid. Vot, meie jääme rääkima, kus keegi on söömas käinud ja me läheme pausile, kui tagasi tuleme, siis näeme, kus maal on meie kuulsused jõudnud. Näeme varsti.